Tere tulemast Singapuri Flyerile ehk vaaterattale. Pileti saate osta iseteeninduskioskist siit samast. Maja teisel pool otsas on ka inimteenindusega kiosk, kus siis saab 40 raha eest osta sissepääsu vaaterattale. Ning siis teil tuleb suunduda ootekohta täpselt siin samast kõrval, kus teid suunatakse pärast ülemisele tekile. Pileti hind oli täna meil 40 eurot täiskasvanu kohta. See sisaldab ka siis seda time capsule muuseumi või mis iganes atraktsiooni külastust siin samas majas. No nii, sedasi. Meil on nüüd siis kapslisse minek. Ajamasin see pole, aga kõrgustesse 165 meetri peale peaks viima küll. Vaatame, siin siis korraldati natuke järjekorda ümber, nii et inimesed siis sobivas mõõdus läheks korraga sisse. Nii, aga minek. Julgus kokku ja äkki jah. Lähme siia poole, siis näeb ette poole. Seda 65 meetrit taamal linnakeskus. Läksime. Taas linnatama saan, kus taevaga kauaks jääda ei saa. Thank you. Suures pildis on nüüd siis käidud ära seal üleval vaaterattal ja võib öelda seda, nagu kõikide vaatamisväärsuste kohta ikka, et varuge ropult raha, sest kõik maksab. Teist tehakse igal pool pilti, kui te tahate või siis ostate selle pildi, no kes jätab ostmata, see jätab ostmata. Loomulikult jällegi sa ju tead, et võib-olla sa ei tule siia kunagi, ostad selle pildike, sa maksad jälle mingi 50 raha, siis ostad mõne suveniiri veel ja nii see rahakott tühjeneb. Seega Eesti on küll kallis, aga turistidelt võetakse maailmas igal pool raha ära.